The mind, my friends, is the most powerful tool you possess. It's the key to unlocking your potential, the foundation of your success, and the secret weapon that separates the extraordinary from the ordinary. Today, we're going to delve into the heart of what it truly means to be mentally strong. Now, you might be wondering, what exactly is mental strength? Well, let me tell you, it's not about being tough as nails or never feeling fear. No, mental strength is about resilience, adaptability, and the unwavering determination to push forward even when the odds are stacked against you. Imagine for a moment two trees standing side by side. One is rigid, unyielding, its branches stiff and unbending. The other sways gently in the breeze, its limbs flexible, its roots deep. When a storm comes, and believe me in life, storms always come, which tree do you think will survive? The rigid one that refuses to bend, or the one that adapts to the wind? Mental strength is about being that second tree. It's about having the flexibility to adapt to life's challenges while remaining rooted in your core values and beliefs. Now I want you to think about the last time you faced a significant challenge. How did you react? Did you crumble under the pressure, or did you rise to meet it head on? The truth is, your reaction in that moment was a reflection of your mental strength. But here's the good news. Mental strength isn't something you're born with. It's something you can develop, cultivate, and strengthen over time. Just like a muscle, the more you exercise it, the stronger it becomes. So, how do we build this mental strength? Well, it starts with your daily habits. You see, success isn't about making one big decision. It's about the 1,000 little decisions you make every single day. Let's talk about discipline for a moment. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. It's what gets you out of bed at 5 a.m. and hit the gym when everyone else is still sleeping. It's what keeps you working on your business plan long after others have called it quits for the day. But discipline isn't about perfection. It's about consistency. It's about doing the right thing even when you don't feel like it. Especially when you don't feel like it. I remember a young man who came to me once complaining about his lack of success. He said, "I've tried everything, but nothing seems to work." I asked him to walk me through his typical day. As he described his routine, it became clear that he was living reactively, not proactively. He was letting life happen to him instead of making life happen. I told him, "Young man, success is not a destination, it's a journey. And that journey begins with taking control of your day." I challenged him to start his mornings with purpose, to set goals, to read, to exercise, to feed his mind with positive thoughts before the world could fill it with negativity. 3 months later, he came back to me a changed man. His entire demeanor had shifted. He stood taller, spoke with more confidence, and radiated a sense of purpose. He told me, "I never realized how much power I had over my own life until I started taking control of my mornings." You see, mental strength begins with these small daily habits. It's about creating a routine that nourishes your mind, body, and spirit. It's about setting goals and holding yourself accountable. It's about facing your fears and pushing past your comfort zone. Now let's talk about fear for a moment. Fear is one of the greatest obstacles to mental strength. But here's a secret. Fear is often just false evidence appearing real. It's our mind playing tricks on us, creating worst-case scenarios that rarely, if ever, come to pass. I want you to think about something you're afraid of right now. Maybe it's public speaking, maybe it's starting your own business, maybe it's asking that special someone out on a date. Whatever it is, I want you to ask yourself, what's the worst that could happen? And then ask yourself, can I handle that? More often than not, you'll find that even the worst case scenario is something you can handle. And once you realize that, the fear begins to lose its power over you. Mental strength is about facing those fears head on. It's about understanding that growth and comfort cannot coexist. If you want to grow, if you want to become stronger, you have to be willing to step out of your comfort zone. I once knew a woman who had a crippling fear of public speaking. The mere thought of standing in front of an audience made her palms sweat and her heart race.
No nii, hakkame pihta. Kuidagi vähe on kõnes inimesi, aga ehk tuleb aeg ikka juurde. Või siis on kõigil nii selge juba. Aga need, kes on, pange enda küsimused, küsige julgelt, küsige palju, mida rohkem küsite, seda asjalikum kõne saame, seda rohkem vastuseid saate ka teie ise. Ja katsume siis saada kõne tehtud, siis enne seda e-ökonomi kõne, et tuleb siis, või uus bränd, mis iganes ta siis on, et tuleb siis kell 9 see kõne, et katsume selleks ajaks siis asjad ühele poole saada. Aga üks küsimus privaatselt tuli varasemalt siis, et tänast liikumist vaadates GBP USD peal siis oli küsimus, et ise vaatasin ka müüki, et Aasia meil ka siin ilusti liikus mõnetiselt külgsuunas. Andke märku ka, kas üldse ekraani pilti näha, kas mind on kuulda. Muidu vatter on juba tükk aega. On näha. Väga hea. Et turg liikus külgsuunas ja enne siis London Openit ja enne ka siis Frankfurt Openit, siis turg oli meil siin eelnevas supply-demand alas, kui nii-öelda rakendame supply-demand teooriat, terminit, siis turg oli ennem juba 2 korda siin samas alas käinud ja ei olnud väga allapoole liikunud, et tuleks siis siia sisse. Ja eelnevalt siis turg jõudis meil nüüd ka, kerrides välja, tees siin 15 minutit ja 4 tundi siis täpsemaks, siis turg liikus meil siin päris agressiivselt siia 4 tunni peale korralikult sisse ja nüüd jäädi siia tippu konsolideeruma. Kerge alla tõmme, aga sükast agressiivset alla tõmmet siia alumisse supply demandi enam ei tulnud. Ja see annab nii-öelda mõningat märki siis sellest, et turg rohkem ei taha allapoole tulla ja et siin põhjas sisenes nii-öelda see suur tegija. Et suurem tegija, suuremad tehingud on siin põhjas siis sisse pandud ja siit anti see momentum peale natukest mõtlemist, see momentum tänase päeva jooksul siis jätkus. Ja ise vaatasin ka tulenevalt turustruktuurile, siis 15 minuti peal, ootasin seda allalangust edasi. Ja sain siis, võiks öelda siin Londoni sessiooni lõpupoole ühe väikse tehingu, et terve selle tõusu lasin siis mööda, et ei jõudnud siia minu alumisse huvialasse. Oli minu huvialaga siin vahepeal, see supply demand. Kuid üheks miinuseks selle huviala nii-öelda siis kauplemise jaoks minul oli see, et turg oli korra siin juba sees ära käinud. Muidugi 1 minuti peal, 5 minuti peal ta veel ei olnud sinna jõudnud. Aga minu jaoks oli see üks miinusmärk selle tehingu puhul. Kes sai kaasa, üli super koht, kus nii-öelda siis liikumisse saada, et siit minna edasi tõusu. Aga mina lasin selle nagu mööda. Ootasin, kõhklesin, emotsioonid loomulikult möllavad, kas minna nüüd kaasa või mitte minna. Et kui siia 1 minuti peale sisse vaadata, võtame selle koha siit lähemalt lahti. Kus ta meil siin on? Et kui vaadata siia 1 minuti peale sisse, siis turg tuli meil veel siit allapoole ja näitas siin siis nii-öelda seda vastusurve tekkimist. Ehk et pisikene, mitte küll väga hea, aga niisugune pisikene hämmereid siin tekkis, et mis näitab siis mingisugust survet siin all põhjas. Ja turg siit vaikselt hakkas üles ehitama. Küll aga ei murtud veel siit 1 minuti struktuurist läbi, et minna siis kindlalt bullish suuna peal üle. Ja ise ma nii-öelda ostutehinguid antud punktis siis veel ei vaadanud. Ja turg tuli uuesti nõks alla. 1 minuti peal siin ei ole mitte ühtegi siis huviala kohta, kus üldse tehingut võtta. Võib-olla siin ainukene pisikene fair value gap siin on, mille all ka siis supply demand. See oleks ka
hästi ekstreemtsoon, aga see on ka 1 minuti ala peal. Ja siin see liikumine võiks öelda, et on ka suhteliselt tervislik olnud. Et kõik küünlad, kõik käpid, mis vähedegi siin selle aja jooksul tekkisid, kõik on ära täidetud ilusti. Vaatame korra 5 minuti peale. 5 minuti peale ei andnud siin ka, et samamoodi ei ole ühtegi sükast nii-öelda kaubeldavat tsooni. Ja siin see 5 minuti peal siis see hammerhead on natukene parem, küll see haamri pea võiks olla suurem. Et see võiks olla natukene kogukam see haamri pea, kuid ilus saba siin all on. Et selge reaktsioon siis ostjate kohalolust ja oleme ka jõudnud siis sügavamale. Parasemalt nii on sügavamal siin 4 tunni supply demandis ära käinud ja nüüd siia sellesse alasse sisse. Ja isegi kui siin 5 minuti peal ehk see 15 minuti ala teha täpsemaks, siis ka siin 5 minuti peal leiame endal supply demand tsooni, kuhu siis turg super ilusti kenasti sisse tuli ja siit selle reaktsiooni sai. Et olen ka varasemalt öelnud, et kui teie näiteks siis analüüsimise ajaraam on 15 minutit ja tahate mingit ala endal täpsemaks teha, siis liikuge 1 ajaraam allapoole, mitte rohkem. Entry ajaraamil me soovite väga enam täpsemaks teha. Ja sama kehtib siis teiste ajaraamidega. Kui on 4 tundi, siis 1 tunni peale. Kui on 1 tund, siis 30 minuti peale. Ja ootasin seda nii-öelda müügiliikumist. Ja siit ma nii-öelda selle müügiliikumise sain. Võtame siin 1 minuti peale tagasi. Nii, siin kohtas. Et siit ma selle müügiliikumise nii-öelda sain, tehingusse läksin. Turg tuli ülesse ja siis oli müüjate agressioon siin pildis olemas. Turg tuli uuesti ülesse, tuldi siia 1 minuti peal ka saba otsaga, siia nii-öelda supply demand alasse, väike fair value käpk enne seda ja ootasin siin ka siis küünla formatsiooni nii-öelda tekkimist. Ei ole kõige puhtam, kõige ilusam, kui selle siit eest ära liigutame, siis nii-öelda reverse hammerhead või shooting star, mis iganes, kuidas keegi nimetab. Aga siit selle küünla pealt, kui see sulgus, sai tehing võetud. Stop loss üli väike, natukene üle selle tipu, 5 pippi, et olen öelnud ka, minu stop lossi suurus enamasti on 5 pippi kuni 9 pippi. Suuremate tehingute puhul siis kuni 20 pippi. Aga niisugused väiksemad tehingud siis 5 pipi tuuris stop loss on. Ja siit nii-öelda see liikumine kaas sai. Turg liikus allapoole. Kui oli jõudnud siia 1-2-ni, siis mulle ei meeldinud see nii-öelda seismajäämine ja ka nende küünalde tekkimine siin. Nende sabade tekkimine. See näitab ostjate kohalolu siin alas. Et too väga ei meeldinud. Ja tõin enda stop lossi siis siia maale. Siis oli nii-öelda 1-1 tehing käes. Ja kui turg siit üles liikus, siis võeti minu tehing välja. Ja rohkem tehinguid siis tänase päeva jooksul ma ei võtnud ka. Et ootan siis turu välja mängimist, et mitte riskida üle liia. Ja peale seda, kui see tehing sai võetud, kus ta siin oli 13-15, siin sai tehing võetud ja 17-15, et niuke, mis ta tuleb siin 4 tundi, on 4 tundi, 13, ei päris 4 tundi ole, enam-vähem, matemaatika longab teiega. Enam-vähem 4 tundi, turg liikus külg suunas. Ja mitte midagi siit tahta ei olnud. Et ootasin endiselt siis natukene tagasi tõmmet selle jala osas, et turg annaks mingi signaali, aga tervete need tundide jooksul turg ei andnud ühtegi signaali, et tahaks allapoole tulla. Ja ostu poolele vara veel liikuda. Vaatasin vahepeal ka suuremat pilti, et natukene creepy või jube, võiks öelda, on, kui graafikute analüüs hakkab aina rohkem täppi minema. Ehk et see liikumine, mis siin sai ennustatud, et turg tuleks alla, see on 4 tunni supply demandi ja siis liiguks ülesse,
ideaalis siis ülesse siia 4 tunni supply demand'i, et turg siis seda stsenaariumi on siin praegu täitmas. Ja et ka miks siis 15 minuti peal meil siin selline põrkumine toimus, et jõuti varasemalt 4 tunni alasse ja nüüd siin 15 minuti pealt siit toimus põrkumine, et tasub vaadata ka siis dollari indeksit. Et vaadake vahepeal ka dollari indeksi siis graafikut, et näha, saada aru sellest, kus on dollari indeks. Siin meil siis see tänane päev. Ehk et me olime siin 4 tunni supply demand alas. Ja siit nii-öelda väiksema ajaraamil saab täpsemalt kerge niuke langevate tippude märk siin on ja samamoodi ka siin 4 tunni raamistikus. Need pikad küünlasabad, need vikid annavad aimdust, et müüjad on nii-öelda platsis. Suuri positsioone veel ei ole sisestatud, et kombitakse mingit piiri. Ja siis New Yorgi sessiooni ajal see müüja ilmutas ennast. Põmm, toimus kukkumine. Ja kuhu poole siis vaatan, näen liikumas, ootaks nüüd turgu, tuleme siia 4 tunni alapoole, ehk et bullish suunaga. Et tuldaks nüüd siia 4 tunni alapoole. Ja et turg saaks siit reaktsiooni, ehk et see sama stsenaarium, mis siin weekly's siis sai välja märgitud, ootaks selle stsenaariumi siis käitumist toimimist. Ja loodetavasti reedene NFP, et nüüd neljapäeva, täna õhtu ja neljapäevaga turg jõuab siia alla. Ideaalne oleks, kui ta siit natukene hakkaks minema. Ja NFP tuleks siis dollarile positiivne, et siit toimuks plahvatus. Ja ootus on, et turg nüüd tuleks siis kogu selle jala osas tegema enda tagasitõmmet. Vähemalt siia 50% piirini. Et turg tuleks seda täitma. Siin on ka väiksematel ajaraamidel supply demand alasid, mis käituvad kui magnetid, ehk likviidsus, mida turg võiks tulla ära korjama. Enne, kui liigutakse edasi alapoole. Et allpool siin ka veel suuremate ajaraamide nii-öelda siis alad veel ees, et ootaks turgu tegema endal mingit sellist liikumist. Kas ta nüüd päris täpselt nii liigub, aga ootaks turgu tegema mingit sellist liikumist. Ja siis, eks see paistab, mida turg nüüd siin osas siis teeb. Et Trumpi uued tariifid, asjad kõik tulevad nii-öelda mängu, et mis võivad seda kõike siis tagant tõugata, anda hoogu juurde. Aga jah, küsimus oli ka, et vaadati ka müügitehinguid. Võtan korra lahti. Vaatan korra. Ja sooviti siis potentsiaalseid tehinguid supply demand strateegiat kasutades. Ja ise oodati ka siis, nii nagu minagi, ootasin müügitehingute toimumist. Märkasin ka siia siis veel neid supply demand alasid ära. Ehk et kui see tänane päev, siis suhteliselt märgiline on ka see, kummalt poolt siis Londoni sessioon Aasia osas korjab likviidsust, kas ülevalt või alt, kummalt poolt ta ennem seda teeb. Ja turg tuli allapoole, tuli siia 15 minuti supply demandi veel sügavamalt sisse, allpool oli veel üks ala. Siit Aasia põhjast võeti likviidsus ära ja meil kõige lähim likviidsus on Aasia tipp ja eelmine New Yorgi tipp. Et 2 head likviidsuspunkti nii-öelda siis lähedal. Ja lisaks nii-öelda sessiooni likviidsusele oli ka meil siin double top. Kui see ka siit võtta, siis võiks öelda triple top. Ja ka siin veel see punkt, et meil siin selles jalas oli ka seda likviidsust kogunenud päris kõvasti. Et mis käitub kui magnet, mis tõmbab enda poole. Ja potentsiaalsed nii-öelda entry kohad, siis müügi jaoks oligi siin see supply demand, mis siit New Yorgis siis maha jäi, kuhu turg sisse tuli, enne siis ütleme siin Aasia sessiooni ajal toimus külg liikumine. Kui hästi tahta, leiab väiksematel ajaraamidel kuskilt siit ka võib-olla supply demandi. Vaatame korra 5 minuti peale. Nii.
kas internet kadus ära või? Nii, jõudis järgi. Ehk et 5 minuti peal, kas siin on üldse supply demand'i või ei ole, 15 minuti peal ei olnud, 5 minuti peal saaks märkida supply demand'i ühe allapoole siia ja kõrgemal oleks supply demand alates siit, siin on ka samamoodi väike fairway'l käib vahel, et supply demand üleval pool oleks siit see osa ja turg tuli täpselt siia sisse, sai siit reaktsiooni ja liikus allapoole. Ja see toimus kõik juba Aasia sessiooni ajal ära. Ja kui Frankfurt avanes, liikus allapoole, London samamoodi tegi veel selle sööstu allapoole, et kindla peale korjata ära likviidsus Aasia alt, tuldi see 15 minuti supply demand sisse, 15 minuti peale, tuldi 15 minuti supply demand sisse ja liiguti siit üles edasi. Panin ka need, vaatan korra chati üle, ma kirjutasin tegelikult endal välja ka, nii, märgin peale, toome vertikaaljoone, kus meil see on, nii, saaks võimalikult täpselt, lähme 1 minuti peale. Loodan, mind on hästi kuulda näha, vaatan, et internet natukene tundub, et jumpsib. Loodan, et ei haki. Nii. Natuke hakib, okei. Kuidagi läägama hakanud õhtul. Jõuab vaikselt terge. Aga tõmmates horisontaaljoone, vaatame, kus meil siin on, märgin tegelikult sellega. Siis kella 7 küünal. Nii, 7. Siin kella 7 küünal. Nii, tööriist. Tuli kaasa ei tund. Nii. Vale asi tuli. Vaatan jah, et internet ei taha koostööd hästi teha. Hakib ikka saaga. Vaatan korra üle. Loodan, et nüüd töötab äkki hästi paremini. Nii, väga hea. See on kella 7 nii-öelda avanemine. Et kirjutasin siis chati ka, et kell 7 market open on siis tähtis ka Londoni sessiooni jaoks ja London, enne Londonit ja London ka liikusid allapoole, korjame ära likviidsust ja liiguti üles ja kus toimus esimene peatumine, kui turg liikus üles, täpselt siin kella 7 avanemishinna juures. Et täpselt selles punktis. Väike mõttekoht ja põmm. Edasi plahvatus. Et kõik need kellaajad ja likviidsused erinevatel sessioonidel, need on ülimalt tähtsad. Et need mängivad turul rolli selles suhtes ka, et kuhu poole turg liikumas on. Et kas ta on liikumas eemale siis kella 7 avanemisest või on ta nüüd liikumas tagasi sinna poole ja kus poolt on juba siis likviidsus korjatud või seda veel ei ole tehtud. Aga potentsiaalne entry jah, kui siia peale panna, kui seda sama supply demand'i ala algusesse tehing, stop loss oleks selle ala puhul siin samaselt põhjas. Miinimumsiht oleks 1-2. See oleks miinimum, mis siin Londoni sessiooni ajal siis ka ilusti täitus, ilusti kätte saadi. Et ostupoole tehing oleks see, aga ise ka ostu ei otsinud, pigem müüki ja müügipoole tehingud oleksid olnud siis kõige hilisemad nendest aladest siin, mis siis Aasia meile maha jättis. Sest varasemad alad, kõik siin pool, need on juba kasutatud, need on puudutud.
et turg on seal nendes sees juba käinud. Ja nende alade puhul eriti näes seda, et turg ei liikunud alla, ehk et siit ei tulnud sellist agressiivset liikumist, nagu siin eelnevatel päevadel, kus siis turg liikus ilusti alla, et sellist agressiivset liikumist ei tulnud, suurt hüpet ja ei liigutud nii-öelda siia põhja poole, et turg tahaks veel sügavamale alla minna, siis peaks eriti tähelepanelikult jälgima, mida turg nendes alades teeb, kui sinna jõuab. Mitte kinni silmi panna siis ootel tehingud sisse. Et tahaks näha suuremat agressiooni siis turu peal, aga seda siin sellel ajahetkel siis täna ei tulnud. Ja täpselt see turu seiskumine toimus ka nendes alades. Turg liikus alla, väike nii-öelda kõikumine uuesti üles suunas ja toimus siin seiskumine nende kahe ala vahel. Turg jäi konsolideeruma pikemaks ajaks, kuni murti välja, tehti riittest siia selle ülemise siis 15 minuti supply demandi peale ja siit läks. Et kõige hilisem nii-öelda, kus ütleme entry koht, olekski olnud siin selle riittesti peal. Kui turg siia alasse uuesti riittesti tuli, et siit minna uuesti siis tehingusse. Sest turg, vaatan kohe, jah, siit rohkem allapoole nii ei tulnud. Ja 1 minuti peal ka liiga täpseks ei tasu ajada, et siin on ka 1 minuti supply demand ja turg siia sisse jõudnud. Nibin nabini puudu. Et see nii-öelda tänane pilt, tänane analüüs ja ei tasu siis turule järgi joosta. Ehk et nagu siin turg liikus agressiivselt ülesse, ei tasu järgi joosta. Mina ka täna jäi nende selle suunale kindlaks, et ootan ikka müügitehingut, kuid turg mulle printis siin siis tänase päeva jooksul juba uptrendi signaali, et turg võib minna siis kergesse tõusu, et on head likviidsust kogunenud ka. Ootsin müügitehingut, elimineerisin riski enda tehingus siin hästi varakult, sest ei meeldinud see turu liikumine, mida turg siin tegi. Ja rohkem tehinguid mul selle päeva poole ei olnudki. Ostutehinguks järgmist kohta siin 15 minuti graafikul oleks oodanud turgu tulema siia alasse sisse. Kuid kuna New York avaneb uuesti kell 3, New York oli meil nii lähedal siin Londoni tipule, siis New Yorgil on lihtsam ära korjata Londoni tippu, kui et siit nüüd suruda siis ennast allapoole, et korjata ära Londoni põhi ka. Et me olime nii palju üleval, üle nii-öelda siis 50% Londoni sessioonist ja turul on lihtsam minna ülespoole. Et kui vaadata neid eelnevaid päevi, siis on põhimõtteliselt sama laanne liikumine toimunud. Et kus meil London oli siin, liikus alla, Aasiat ära ei võtnud, tuldi üles riittestima ja liiguti allapoole, siis New Yorgi kell 3 on meil siin ja New York liikus jälle allapoole, Londoni me võeti New Yorgiga ära, New York liikus allapoole, nüüd uuesti ülespoole liikumine, jõuti suuremasse supply demand alasse, järgmine likviidsus on meil Londoni tipp ja Aasia tipp. Ja seda siin siis ära ei suudetud võtta. Ja Aasia läheb siis sama tegema. Aasia sessioon siin nii-öelda avaneb ja minnakse jahtima siis eelnevat kõige lähemat likviidsust, mis on siin New Yorgi tipp. Toda ei suudetud teha, suhtes on niisugune konsolideeruv liikumine ja London avanes, haaras põhi ära ja nüüd järgmine lähim tipp on siis Aasia tipp, Aasia sessiooni pealne. Ja kuna Aasial ei ole väga suurt liikumist toimunud, siis Londonil on võrdlemisi lihtne korjata mõlema poole likviidsused ära. Ja nüüd tänasel päeval Londonil toimus küllalt ka agressiivne liikumine ja New Yorgil on tükk tegu, et tulla nüüd terve see tee alla ja korjata siit põhi ära. Lisaks selle põhja korjamisel nad peavad ennem tegema korje Londoni pealt. Et turg liigub alati nii-öelda siis seda lihtsamat, kergemat vastupanu teed. Et kus pool siis kergem on. Kuid eelnevad päevad
on siis ilusti downtrend on. Ilusad tehingud on siit välja jooksnud, ka siin see viimatine, mis siin siis teisipäeval oli, eile oli, et turg tuli ilusti supply demand alasse sisse, reaktsioon, põmm ja suuremasse 4 tunni supply demandi ja ka siia siis 15 minuti supply demandi. Ja kui potentsiaalne nii-öelda tehingukoht, siis eile oligi siin ostuks, et minna siit siis ostuliikumisse, sihtimaks siit seda pealset. Kui turg oli downtrendis, et siit ostu, siis päris võtta ei oleks tahtnud. Ja nüüd oleme jällegi uptrendi suunas. Et saad aru, kus meil turg praegu täpsemalt on. Vaatame natuke lähemale. Võtame indikaatori ära siit. Ja paneme joongraafiku. Läks natuke paremaks ja läinud. Suhteliselt kirju ikka. 4 tunni raamistikus. Siis kui vaadata siit seda nii-öelda väiksemat pilti, kus meil turg on. Turg on meil liikunud alla. Tehti pullback. Liiguti alla. Tehti equal high. Siin väike konsolideerumine. Kerge korje siit tipu pealt. Veel alla liikumine. Tehti siis korje nii-öelda põhja pealt. Ja nüüd on läbi liikumine. Et mida siit nii-öelda täna õhtuks, homseks päevaks oodata, ka siin 4 tunni pildis, oleneb, kus see turg nüüd sulgub, kas ta nüüd jõuab meil siia supply demandi välja või ei jõua. Aga isegi kui ta jõuab sinna, siis ootaks terve selle jala osas, ootaks korrektsiooni. Ehk et siit oleks niisugune hea potentsiaalne müügitehing, kuni esimese nii-öelda siis nähtava 4 tunni supply demand alani. Ja siin laename siit külje pealt. On meil esimene nähtav arvestatav supply demand 4 tunni oma on meil siin all. Ehk et kuhu võiks oodata siis turgu tulema. Ja hetkel on turg ka sükses mesimagusas kohas, võiks öelda, et kui vaadata ka dollarindeksit, dollarindeks on meil ka siis nüüd alas käinud, ootaks samamoodi dollarindeksit liikuma alla poole, supply demandi, ja siit saama põrke, mis siis pöördvõrdelisena tähendaks GBP USD peal täpselt sama liikumist. Ootaks turgu tulema siia, supply demandi sisse, mingi reaktsioon siin ja võib-olla mingi põrge veel, aga siit allapoole edasi liikuma. Võibki juhtuda see, et turg liigub ülesse, saab siit põrke ja siit köetakse lihtsalt läbi. Ehk et see 4 tunni supply demand ei anna võib-olla mitte mingisugust efekti. Et turg lihtsalt kukub seal läbi, sest meil on kõva magnet siin ja dollarindeksil, tegelikult saab isegi dollarindeksil tõmmata siia ühise sihukese vastupanu ala peale märkida, et on ka meil siin nii-öelda siis müügipoole supply demand ees olemas. Et see pilt on hästi sarnane, kuidas dollarindeks liigub ja kuidas siis peegelpildis GBP USD liigub. Et ootaks siit edasi suuremat kukkumist. Saab näha, kas siis reedene NFP toob selle ootuse, aga ootus oleks siis, et turg tuleb korrektsiooni suures pildis siis kogu selle liikumise osas tegema. Et tuleks turg allapoole. Et vaadates uudiseid, siis NFP-le ootaks positiivset uudist, mis tähendab dollari tõusu ja GBP peaks siis langema. Vaatame korra, ütleks, et euro USD annab meile samasuguse stsenaariumi. Et oleme fair value cap'i õrnad sisse puutunud, ootaks veel sügavam tulema, aga euro USD annab meile siis sarnase signaali, kus võime näha mingisugust põrget siit, aga ei ootaks selle vastupidamist ja turg kukuks siit kolinal allapoole edasi. Nii, vaatame vahepeal chati. Töötab vakib. Eurost ja sarnaselt, jah just, millist brokerit ma kasutan, mis sa mõtled, kas trading views või ise kauplemisel?
Funded Next. Et hetkel Funded Next. Et Funded Nexti ma olen ise kasutanud päris pikalt. Ja töötab see nagu minu jaoks kõige paremini. Just eriti veel see, toon siia ühe näite. Võtame Nii, internet, joob järgi, venib jälle. Võtame kas või siit näite. Ei veni ka, mul ei olnud sessiooni peal. Et mis iganes põhjusel, ütleme siit alast, kuskilt paneme siia keskele. Et kui ma ootan ostutehingut ja turg tuleb liigub, toome sihukese horisontaaljoone ka, et see on siis stop loss. Et üldiselt minu stop loss siis on, paneme täpselt siis, on sihukene 5 pippi nii ostu kui müügitehingu puhul, kuid oleneb sellest, mida turg meile näitab, kus see struktuuripunkt on, kus on see kõrgpunkt, kuhu peale saaks panna stop lossi. Et ma jälgin ikkagi seda, aga kui see punkt jääb siis minu nii-öelda väiksel ajaraamil, 1 minut, 5 minut, jääb liiga kaugele, siis ma rakendan enda määratud stop lossi, mis on siis 5-9 pippi. Et teades seda, et jah, turg võib teha sihukese suurema võnke ja võtta minu tehingu ära. Ja hiljem ikkagi näen seda, et turg liigub siis soovitud suunas. Aga kui ma kasutan sihukest väikest stop lossi, siis üldiselt mida ma teen, on see, et kas 1-1 juures või 1-2 juures, kõik oleneb sellest, kuidas on turg liikunud. Kui turg on jõudnud sinna maale, siis ma toon enda stop lossi ülesse poole. Ja stop lossi toon ma siis 7 pointsi või 7 pipetti siis ülesse. Ehk et kui ma saan siit märkida peale, võt niimoodi, siis minu stop loss on siin maal. Ja tehingul lasen teha, mis tehing siis teeb. Kas ta liigub ülesse, alla, stop loss on seal maal. Et kui näiteks 1-1 oleks. Siis stop loss siin, 7 pippi, 7 pointsi, siis on need tehingu haldustasud on kaetud. Ehk et kui ma panen täpselt siia entry koha peale break-evenisse, siis ma saan mingisuguse kahjum ikka, mingi miinus tiksub ikka, aga toon ülesse poole ja siis on nii-öelda täielik nullimäng. Et ma ei võida, ei kaota mitte midagi, kui turg peaks seal punktis ära võtma. On juhtunud päris palju seda asja, et saan ilusa tehingu, turg mängib, liigub ja jõuab siia 1-1, liigub kõrgemale ka, toon oma stop lossi break-evenisse ja siis tuleb mingi uudis, saba otsaga, pomps, puudutatakse ära täpselt see 7 punkti piir ja siis turg kütab minema. Neid olukordi on ka olnud ja neid on olnud päris palju. Aga nii lihtsalt on. It is what it is. Et ei hakka seda taga nutma ja kui turg võtti selja, ei hakka fomotama, ei tunne hirmu, ei hakka turgu siis jälitama. Et kui turg on, ütleme, kui siit koha pealt saite tehingu ja kui turg liigub ära, siis ma ei hakka kuskil sükse koha peal uuesti sisse ostma. Ei, kindlasti mitte. Vaid ma märgin uued alad, teen uue kiire analüüsi, et kus minu huvialad on ja ootan turgu sinna tulema. Ja kui turg sinna ei tule, nagu tänasel päeval konsolideerus, pükkis minema, siis nii lihtsalt on. Märgin järgmised huvialad ja ootan turgu tulema sinna. Et ilma jäänud tehing on igastahes parem kui kaotustehing. Et meie eesmärk on kaitsta oma kapitali. Kas tänased uuest E1730 uudise mõjutusid ka turu liikumist alates 1730 hakkas väga suurem liikumine? 1730 ja ikka 15.00 võtame korra lahti. MyFX. USA turg peaks avanema, kui ma täpselt mäletan, siis 15.00. Kontrollime üle korra. Jah, 15.00. Ja
aktsiaturg peaks siis avanema 16.30 või börs. Nii, kas MyFX Book laeb ka ennast ära? Nii, laadis. Täna väga midagi erilist ei olnud. 15.15 olid siin uudised positiivsed dollarile ehk dollari tõus ja nüüd on tariifide uudis 2,5 tunni pärast võiks öelda siis natukene vähem. Et saab näha, kuhu poole turg plahvatab. Aga tariifide uudised ka siis on kohe tulemas. Ja selle nädala jooksul siis, vaatame korra siia. Jah, USA dollar rohkem uudised ei olnud. Täna olid kõik positiivsed uudised. Homme on PMI eurole ja siis on töötusmäära uudised homme. Et ka väga mõjusat uudiste päev ja lisaks kõige sellele siis reedel on NFP. Et väga suurte liikumistega päevad on ees. Aga jah, kindlasti 17.30 siis on ka siuke märgiline aeg. Ma panin ka just täpselt sama 17.00 kuni 19.00 on siis London Close. Ehk et kui siin 10 aegas Londoni turg avanes, siin tehti tehinguid ja siis siin suure tõenäosusega nii-öelda hakatakse neid tehinguid välja võtma, ehk on jõutud päeva tippu ja siin hakatakse sulgema ja USA turg siis saab suurema agressiooni. Ehk et terve päeva jooksul, kui London siin liigub, paneme korra sessioonid peale, ehk kui London liigub, siis üritatakse enda positsioone kaitsta, ehk et hakatakse turgu allapoole siis tooma. Üldiselt lõunaaegas nagu siingi 12.13.00 kuskil sinna kanti, hakatakse turgu siis teistpidi pöörama, ehk et enda positsiooni kaitsta siit seda tippu. Ja siin seda teha ei suudetud ja New York tuli siis peale. Hästi napilt juba siin haarati ära, veel viimane kaitse, London Close, ja siin suure tõenäosusega enda positsioonid sulgeti, et ei tea, mida siis New York teha võib, kuna siin on just toimunud kerge korje ka likviidsuse osas. Ja võetakse positsioonid välja ja see annab New Yorgile siis suurema nii-öelda selle tõuke. Põmm. Toimus siis järelllaine. 14.30, 16.30, siis on börsi avanemine. Ma ei tea, mis uudised börsil täna täpsemalt olid. Aga mingid ka niisugused päris head liikumised ja siit siis uus lüke. Ühtegi uudist otseselt selle kellaaja peal ei ole, et mis toda võis nagu tekitada. Pepiga me vaatame, kui palju olukordi, kus tasus see 7 pippi ära ja turg sellistis küll sügamale. Jah, täiesti nõus. Rohelisega vastu uudised. Et nagu siin eelnevad tehingud, nagu siin need ootused, need on kõik välja mänginud. Super ilusti. Ka see tehing siin ei jõudnud päris lõpuni, jõudis järgmine päev lõpuni, et tolle tehingu, mis siin panin, siis see läkski kuskil siinmaal kinni, ise panin kinni. Et nähes siis väiksemal ajaraamil siin vastupidist liikumist, et mine tea, äkki turg siit paneb juba üles ära. Et kuna siin oli siis 4 tunni ajaraami peal puude juba käinud. Aga jah, kõik need tehingud, nagu siin nii-öelda pildil need on, võiks öelda 0 drawdowni, et kus turg siis liikus, välja arvatud siin see päev, tuli natukene rohkem nii-öelda mängitada, oodata. Õnneks ma sel ajal olin siis graafikutest eemal, et ei olnud otseselt seda võimalust siis break-evenisse kohe tuua ka. Kui turg oli juba siin maal, siis sai break-evenisse toodud. Aga kõik need tehingud, kui break-eveni peal, kõik need tehingud kütsid minema. Et jah, siuke agressiivne liikumine, agressiivne strateegia.
Kas töötubas on ka plaanis teha millalgi lähitulevikus? Hetkel ei. Hetkel ei ole plaanis teha töötuba, et eelnevalt huvi olnud ka piisavalt suurt, et oleks vajadus teha ja praeguseks siis, eks see, kus ütleme, kättpidi juhendamisteks, seda oleks paljudel vaja, kõigil vaja, üks-ühele juhendamist, et alati võite minule kirjutada, joonistada, et aitan nii palju, kui oskan saan ja olen siin suhelnud ka osadega, et teinud nii-öelda seda üks-ühele siis vestlust ja graafikute põrgatamist, et jõuda paremale mõistmisele, aga ma usun, et nüüdseks on minu enda siis YouTube kanalis ka piisavalt sügavat detailset infot, mis peaks andma teile siis päris hea põhja ja päris ülevaate, et kuidas graafikutele ja turgudele üldse liikuda. Mis meie tehingud ära rikub, miks me ei jõua siis kasumlike tehinguteni, on see, et kui me näeme plussis jooksmas tehingut, siis me kipume ta panema kuskil siin maal kinni või kui esimene nii-öelda tagasituge tuleb, juba paneme kinni. Siin sellel päeval jah, ta tasus ära. Mida ma soovitan teile teha, et ehitada üles enda siis seda enesekindlust. Et uurige välja, kus maal, mitu pippi, mitu pointi, kus maal on see piir, et kus siis, kus olete nii-öelda täielikult nullmängus sees. Esimene asi on see, et te lasete turul mängida, et turg jookseks natukene eemale, et ta annaks ruumi ka teie sellele break-evenile, hingamisruumi. Loomulikult turg võib teha ka seda, et ta liigub siin pool. Neid olukordi mul on päris stop-lossi lähedal, aga siis lõpuks turg pöördub. Stop-lossil on oma point. Kui turg liigub üle stop-lossi, üle struktuuripunkti, siis selles positsioonis ma ei tahaks olla nii. Ehk et ma ei tahaks enda stop-lossi liigutada, venitada kogu aeg kõrgemale. Teha oma stop-loss juukseks ja hävitada enda siis tehingu kasumlik potentsiaalsus üldse ära. Kui turg liigub üle struktuuripunkti, siis järelikult ta liigub veel kõrgemale, kui mul ei ole signaali, et turg tahaks liikuda teistpidi. Et kõikidel nendel asjadel, põhimõtetel, kontseptsioonidel, kõikidel on oma reegel, oma koht ja mida pingsamalt, distsiplineeritumalt järgite oma reeglid, siis seda paremad tehingud hakkavad teil tulema ja kehvadest tehingutest võetakse teid varakult välja. Loomulikult stop-loss peab olema teie siis talutava riski väärtuses. Esialgu ma ei soovita teil 1% minna igasse tehingusse. Tehke see pooleks, 0,5 või võtke veerand üldse. Võtke veerand enda riskisummast. Et kui teil näiteks on 10 000 konto ja stop-loss oleks 100 seal, 100 eurot siis või $100 oleks stop-lossi suurus, siis võtke veerand, pange 25. Jah, need võidud ei ole väga suured ja jumala eest ärge hakake tegema seda, et te kerite välja ja liigutate seda jumal teab kuhu. Te olete veel suuremale ääramile, et riskisumma oli teil nii väike ja tahaksite saada nüüd hästi suurt kasumit ja siis liigutate selle utoopilisse kohta. Et see raha number mängiks siis teie jaoks nagu positiivse võtmes head rolli. Et ärge jumala eest seda hakake tegema. Pange ka take profit siis mõistuspärasse kohta, vaadake turustruktuuri, kus on eelmine tipp, pange sinna maani, see oleks nii-öelda maksimum ja kui turg jõuab sinna, laske tehingul välja mängida, kui ei jõua, siis jõua. Kui võtab parem välja, siis võtab parem välja, aga koguge enda jaoks seda infot, koguge seda tausta infot, mille järgi siis enda strateegiat teha täpsemaks, korrigeerida, parendada. Et kui te kogu aeg midagi muudate seal tehingute käigus ka, siis teil ei ole seda algupärast õiglast nii-öelda infot, kuhu tulla tagasi, et mis ma tegin siis, mida ma peaks muutma, kas stop-lossi suurendama, tegema, et koguge seda infot enda jaoks. Et siis jõuate nii-öelda sinna valguseni tunneli lõpus.
et jah, võtke üks teoreem, laske tehingutel välja mängida. Esimene soovitus on see, et harjutage seda break-evenisse toomist. Kui turg on näiteks jõudnud 1-1, 1-2, mis on teie riskitolerantsi nii-öelda ulatuses siis, ja harjutage seda break-evenisse toomist. Kui turg võtab välja, siis nii lihtsalt on. Mis seal ikka? Ärge hakake uuesti tehingut otsima. Ehk et kui siin turg võttis mu välja, siis jumala eest, ma ei hakka siin otsima muud müügi kohta veel. Eriti peale seda, kui mul 1 minuti peal turg liikus nüüd siin kõrgemale, liikus minu stop-lossi punktist üle. Ei hakka uut tehingut otsima samas suunas. Rahunege võib-olla mingi hoopis üldse eemale, aga vaadake siis graafik üle, vaadake uusi võimalusi, et mida siis turg on maha jätnud, kus on järgmised supply demand alad ja kas turg üldse nendeni jõuab. Kui te olete selle break-eveni harjutamise käppa saanud ja sellega mingit tulemusi näinud, siis saate sealt edasi nii-öelda hakata praktiseerima siis, mõtlen siin 15 minuti peal on päris kiiresti liikunud. Võtan siit varasema pildi. Vaatame, kus siin kõige lähim tehing oli. Et kui break-evenisse harjutamise olete käppa saanud, siis järgmine asi, mida saate teha, on stop-lossi nihutamine. Ehk et kui stop-loss oli algus siin, tõite break-evenisse, harjutate sellega, siis sealt edasi saate stop-lossi jälitamist harjutada õppida. Ehk et lasete turul mängida, turg ehitab enda struktuuri, turg liigub, ehitab struktuuri ja kui on liikunud mööda, siis enter ajaraamil sellest alumisest struktuuripunktist, kui tal on müügitehing, alles siis toote oma stop-lossi eelmise struktuuripunkti peale. Ja ärge hakake taga nutma seda, kui turg tuli siit alla ja nüüd tuli võttis teid välja. Et see kasum jäi teil saamata. Jäi siis jäi, las ta jäi. Et harjutage neid. Ja kui turg teeb jälle enda tagasitõmbe ja lõhub jälle struktuuri allapoole, nii, läks paljuks siin, siis saate jälle stop-lossi liigutada. Turg liigub jälle alla, teeb tagasitõmbe, lõhub jälle allapoole struktuuri. Saate jälle stop-lossi liigutada. Liikus alla, tagasitõmme, lõhkus jälle struktuuri. Stop-loss jääb sama koha peale. See oli kõige kõrgem tagasitõmbepunkt. Ja lõpuks võetakse teid tehingust välja. Turg võtab ise välja. Aga niimoodi järk-järgult saate integreerida ja õpetada ennast ja parendada enda psühholoogiat siis, et kuidas tehinguid hallata, kuidas käituda, kui tehingud on lahti. Esimene asi on lasta tehingutel mängida. Et kui saite endal tehingu, siis las see tehing mängib. Las ta mängib välja. Joob mingi piirin ära, siis toimetate, tegutsete. Siis toote break-evenisse. Liikus ära ja hakkab tagasi liikuma. Ärge kartke. Teil on break-evenist. Te olete 0 mängus. Jah, te võib-olla ootasite seda tehingut omajagu aega. Aga laske turul mängida. Nagu siin, turg mängis. Kui oleksite siin tehingu välja võtnud, kogu see liikumine oleks jäänud saamata. Et niimoodi järk-järgult enda psühholoogiat siis parendada, testida, harida, aga seda kõike saate veel paremini teha siis, kui te lasete tehingutel lõpuni joosta. Kas lõpuni või siis, nagu näitasin, stop-lossiga turgu jälitada. Et kui jälitate, tehingutel lähte turu liikumisel kaasa, mitte ei võta liiga varakult välja. Nii. Kas sa oled arvutanud oma võidu protsenti ka? Ei ole. Ausalt öelda ei ole. Aga kui võtta see nädal, siis mul need väiksed 2 väikest miinust on, kus ei tulnud stop-lossi, vaid nii-öelda liigutasin break-evenisse ja turg võttis siis break-evenis välja, aga need olid 0 tehingud, aga kui võtta tänast nädalat, siis puhtalt tehingute pealt praegu siin selle nädala jooksul hetkel on ta sinna 100% lähistele. Et see ei kordu, see kindlasti ei kordu iga nädal, iga kord,
et nädalad ja päevad ei ole vennad, nagu tänane päevki, otsin on tehingut, see tehing oleks võinud väga vabalt minna kohe vastu taevast. Ehk et turg oleks võinud minna kohe, hops, üles ja stop-loss ära võtta. Siin need tehingud mängisid välja, sest turustruktuur toetas seda. Hetkepildis on praegu turg uptrendis. Kõik oleneb nüüd seda, mida turg siin teeb. Kus maal see New York sulgub, kas ta jääb meil siia nüüd konsolideeruma, mida Aasia teeb, kas Aasia ka konsolideerub, liigub võib-olla natuke allapoole, hea oleks, kui ta jääb siia konsolideeruma, või isegi tuleks nõks allapoole võib-olla, siis ootaks Londonit tulema siia supply demand'i sisse, saama siit reaktsiooni ja liikuma siit ülesse. Sihiga siia 4 tunni supply demand'i poole. See oleks homse päeva siis väljavaade, homse päeva ootus siit, et turg läheks uptrendi poole ja lõpuks liiguks siia 4 tunni supply demand'i. Kui turg on sinna jõudnud, ehk oma mängimise teinud, jõudnud meil võib-olla siia sisse, kas see juhtub Londoniga või juhtub ta New Yorgiga, siis ootaks turgu minema siit ülesse. Reedest NFP-d ootaks tegema midagi sellist, et hops, liigutakse üles alasse, puutub selle ära, saadakse reaktsioon ja toimub siis suur sulamine. Reede, järgmise nädala algus, toimub allapoole. NFP-ga võime näha ka seda, et kõik oleneb nüüd, mis siin homme toimub, kuidas homne päev meil siin kujuneb. Tavaliselt enne NFP-d on suhteliselt vaikne, hirmul päev, aga töötusmäära uudised annavad natukene munki. Loodan väga, et turg jõuab siia supply demand'i, saaks siit tehingusse kaasa, kus on ka siis eelmine struktuuri tipu osa. Saaks siit tehingusse kaasa, liikumise siis siia ülespoole selle 4 tunni supply demand'ini. Ja ma väga loodan, et kas siis selle liikumisid ülesse annab meil NFP või annab NFP, oleneb kuumaani turg siin homsega mängib, NFP annab meile siis tõukisid alla. Kuid peale NFP-d võib oodata suhteliselt kindlalt siis sükest külgliikumist tervet päeva 2 ehk järgmise nädala esmaspäev, teisipäev võiks oodata sükest surnud seisakut, et turg on justkui nagu šokis. Aga need oleksid nii-öelda väljavaated siis homsele ja reedesele, et mida oodata. Praegu 15 minuti pildi peal turg on liikunud uptrendi suunda. Vaadates 15 minuti struktuuri. Neil viimased punktid olid need. Turg seda murdis. Väike pullback on siin, aga selle osa suhtes ei ole turg enda pullbackis teinud. Esimene huviala on siin, allpool huviala on siin. Ootaks turgu saama reaktsiooni siit, kuid see võib väga vabalt ka põruda, sest meil siin all on nii-öelda likviidsus. Suhteliselt lähestikku tipud, et siin on hea likviidsus, et turg võib väga vabalt tulla siit sellest alast läbi, tuleb siia allapoole sisse, on see nii-öelda kohtumine siit eelneva struktuuri tipuga ka siis tehtud ja siit saada siis tõuke ülesse. Kuid NFP-d ootaks siis dollaril positiivset, et see suruks siis GBP USD alla, downtrend suunda, minema lõpuks siis jahtima siit kõiki neid supply demand alasid. Et oleme siin ka nii 4 tunniga 15 minuti peal tegelikkuses päris pikalt konsolideerunud. Et 4 tunni peal on see külgliikumine, konsolideerumine, justkui mitte millega toimunud ole, kuid väiksemal ajaraamil, nagu siin, ja ka varasemad päevad on väga häid tehingukohti. Kõik oleneb siis sellest vaatenurgast, perspektiivist, mille pealt te enda analüüsi teete, mille pealt te graafikut vaatate. 4 tunni pildis ka siis suhteliselt konsolideerub. Swing traderid vaatavad, siin ei ole mitte midagi võtta. Kuid päevakauplejad, skalperid, siin on väga palju võtta. Jah, kuu aega külge liikumist. Vot, aga rohkem küsimusi ei ole. Loodan, et saite siit väärtust, saite mõningasi näpunäiteid, nippe, et mida vaadata, oodata, et jälgida turu liikumist, et mida turg teeb, kus pool meil likviidsused asuvad,
kus pool turg on siis avanemishinnast ja et mida oodata, mida vaadata ja ka eelnevas Q&A kõnes siis rääkisin ka nendest entry meetoditest, mida mina ise kasutan. On neid muidugi veel, saame neid järgmine nädal rääkida, täpsemalt arutada, vaadata, et milliste küünlaformatsioonide alusel siis võib-olla minna siis tehingusse, kus teha see otsus, et nüüd lähen tehingusse. Et saame sellest järgmine nädal täpsemalt lähemalt siis rääkida. Vot, mina soovin teile super ägedat nädala jätku. Viikliga vaatan, suure tõenäosusega ma usun, et ma teen vist salvestuse. Ühesõnaga panna salvestus ülesse ja vaatame, kus see nädala omadega siis liigub. Seniks soovin teile ilusat sinist nädala jätku, kasumlikku, tulemuste rohket nädalat ja näeme teiega siis tuleval nädalal uuesti. Tšau, paka!